tere hommikust! Mina olen teel jõusaali. Banaan on söödud, et siis hommikusööd tehtud ja mul peaks olema natukest aega jalutada, 20 minutit ehk. Ma olen esimest korda üldse Ameerika Ühendriikides ja ma ei ole siin jõusaalis kordagi käinud. Ma ei tea, kui palju siin lubatakse midagi teha, kas siin on üldse sellist ala, kus mina saaksin tegutseda, asju lisata, tõsta, hüpata. Ma loodan, et neil ei ole ka väga suurt nagu piirangud sellele, et kas ma võin raskusi kukutada. Ma küll üritan nagu mitte väga suurte raskustega, ma vahepeal ikka juhtub või nagu mul kombeks, ma failin päris mitu setti, et siis loodan, et see on neil okei. 2-nädalane pääse peaks olema äkki $60. Natukene krõbe võrreldes Eesti jõusaali hindadega, kui sa oled džemmiga harjunud, siis 20 € kuu versus $60 pool kuud on nagu suur vahe. Aga ei ole hullu, see on ainult natukest aega. Kui ma tahan privileege reisi ajal, mis on siis oma treeningu jätkmine, siis selline see summa hetkel on, mis on okei. Aga jah, ma vaatan, kui me jõuame kohale, et kui palju, kas ma filmida võin ja kui palju ma üldse nii-öelda näidata saan, et mis sorti siin on. Lubati filmida, nii et ma üritan teha nii, et mitte kedagi siin tagataustal ei jää. Siin on väga tore koht, kus ma ilmselt veetan kõige rohkem aega, sest et siin on see ainuke platvorm, kus ma üldse saan nagu kukutada midagi. Otseselt õhust alla ei tohi lasta, aga noh, see on okei, sest enamus jõusaalides ei tohi. Ja siin on ilmselt kõige mõnusamad nii-öelda masinad, mida ma kasutada saan. Eks ma vaatame, kui palju ma üldse viitsin neid teha, sest et minu kava järgi mul on ainult nagu kangiga midagi üldse teha. Et kas ma üldse midagi muud kasutan, sest et mul on nii vähe võimalusi üldse siin nagu käia. Meil on nii tihe kava kõige muuga, mida siin teha, et ma ei tea, kas ma jõusaalis jõuan käia. Ma tahan 3 korda nädalas käia ja seda kava teha, et kui ma saan päeva rohkem, et võib-olla ma siis kulutan millelegi muule või ma teen mõnikord mõne harjutuse lisaks. Eks näis. Filmidega kui alati. Mul pole õrna aimugi, kas siia nagu heli ka peale jääb, sest siin on must ja ega ma kõvasti ei räägi. Aga filmidega lubati. Nii et vaatame, mis sorti mu tõstmistreeningust üldse täna näete, sest et kõik asjad on mingi kahtlase numbriga, mingi 11,35 kilo on üks raskus ja ma pean seda midagi nagu veits keeruline matemaatika ülesanne mulle. Vaatame, kas ma selle hakkama saan. Ja kõik asjad on nii rasked ja ma täiega põen seda, et kuigi siia põhimõtteliselt võib nagu maha nii-öelda kukutada raskusi, siis see, kui ma sealt ülevad kukutan nagu käte kohalt on ju, et see on natukene võib-olla liiga palju. Et siis seda ma üritan nii palju vältida ja siis ma nii muretsen selle pärast.
OMG, they have a whole booty section. You know where to find me? Not here. Esimene päev sai kohe esimene päev siin sai kohe New Yorgis ära käia. Seal on päris palju kõnniteid, kuid siinmaal ma pole veel ühtegi kõnniteed näinud. Nii et ma saan täitsa aru, miks kõik inimesed siin igale poole sõidavad. Ja neil on drive-inid igal asjale. Nii et make sense now. Päris tore jõusaal oli. Kõik asjad, mis ma tahtsin, sain tehtud. Ainuke mure on minul isiklikult sellega, et seal ei ole naiste kangi, mis on natukene peenem. Ja tuleb välja, et meie on nii ära harjunud selle väiksema kangiga, et mu käed lihtsalt ei pea vastu. Ma tahaksin teha suuremaid raskusi, aga ma ei saa, sest et käed lihtsalt libisevad ära. Ja see on minu enda ainuke mure, aga ma arvan, et tuleb harjutada lihtsalt ja muud midagi. Pean 2 nädalat hakkama saama ja siis ma olen tagasi juba Eestis ja läheb vanaviisi edasi. Täna on selle nädala 3. päev, trennipäevades siis viimane ja hetkel teen Türilt tõukamist, selleks, et tehnika oleks tõukamisel parem ja natukene ka kiiruse suhtes ja et kangi jõuaks õige koha peal, et mu tehnika oleks nii-öelda õige. Jah, let's go! Juuksid kinni! Aine. Juoksid kinni. See oli raske. Lähme teeme kõik ka ja siis on kõik. Siis selle reisi täiesti viimane trenn. Tegin mingit veekükki, täpselt ei tea, mis see on. See meestekang on nii paks, et mul on nii ebamugav sellega. Käed annavad kogu aeg järgi, et ma ei jõua ära oodata, millal saab Eestisse, et Eestis sama naistekangiga teha. Mu käed sinna ümber ka mahuvad ilusti. Aga täna oli päris mõnus päev. Väga hästi läks. Ja tore trenn on olnud siin. Päris palju on saanud teha asju.
Westerli fitnessis on piisavalt palju asju, mida teha ja till next time, see ya!